muidugi pinnitakse koha ja põhja pool rohkem lõigatakse ja Saaremaal siis hoopis käia peal tehakse, nagu 3 põhivõimalust. Huvitav on see, et muidu need lõunaeestlased peavad ikka seda pinnimist kõige õigemaks ja ta on ka selles mõttes kõige õigem, et ta hoiab vikatit väga kokku ja pinnimise käigus tehakse vikati teraga veidi kõvemaks, et ta kestab niiviisi kaua, selles mõttes on kõik õige. Aga pinnimine on keeruline ja aega nõudes. Et tuleb mõlemalt poolt lõigata ja tuleks alustada kõhuvalt, niisugune järjekord on alati lihtsalt kujunenud. Ma ei ütleks, et see niisugune absoluutne on. Aga see asend on selline, tuleb vikat maha panna ja parema jalavarbaga siis hoida vikatit, selle vikati luku kohalt kinni ja võtta viil 2 käe vahele kätte, nagu liimeister umbes, see on nagu liimeistriga töö. Ja nüüd hakata siit seda tera osa õhemaks tõmbama. Koorima nagu. Jah, koorima, ega midagi muud kunsti ei ole, seda tuleb koorida. Ja nüüd mida teravam on vikati nuga, seda enam saad sa hoida seda terava nurga all, see on vikati suhtes ja magusamalt lõigata tõesti ilusasti. Koorida ilusa õhukese koorimist tuleb kerge vaevada. Nii kui ta lürimaks hakkama läheb, siis pead laskma ta rohkem risti ja rohkem kraapima. See pole nii hea, see jätab kehvema tera. Terituspind, millest Jaan rääkis, peab siin olema ka siis nii kuidas sa nüüd ise tahad, kas hästi õhuseks teha, et saaks kaua luisetada või vähem teha. Siin on küll see oluline asi, et kui on väga ilus pehme eil, siis võid teha ta hästi laia selle terituspinna ja tera jääb hästi terav ja allub hästi luiskamisele. Tegelikult seda mul ei ole siin rohupeod, et käepärast tuleb teha ainult niimoodi, et võtad selle rohupeotäie ja paned selle siia vikati peale, nii et sõrmedega hoiad seda rohupeotäit vastu vikati lehte ja sõrmed on kohe vastu roogu, pigistavad selle rohuuniku vastu roogu, aga rohi ulatab ka siia tera juurde ja siis tõmbad niiviisi, see on täiesti ohutu. Aga nüüd need luiskamise asendid on väga erinevad. Põhiliselt on 2. Et üks võimalus on, mida mina ei oska, mida on see, et sa paned ta niiviisi ja luiskad siit, nii et sa näed kogu aeg, mis nurgaga ta on. See on see pluss, et siis sa näed just seda nurka. Teed 2 poolt niiviisi ja näed seda nurka. Teine asend on niiviisi, et on siin külje peal ees. On lihtsalt 2 poolt tõmbamine nii, et sa ei tõmba mitte paralleelselt, vaid natuke siit libamisi maha. See on nagu kõige kindlam. Luiskal on tähtis see, et kui sa ainult seal peal libistad, siis ta mõjub vähe, et õigem on ikka peale ka suruda. Mida sepad teevadki, sisust nad kogu aeg pinnivad seal ka, et see sepatöö ongi välja venitada rauda ja mitte pigistada, vaid pressida. Ja see ongi siis pinnimine. Metall jääb alles, aga metalli liigutatakse tema asukohta ja peenemaks. Ja selleks on siis olemas sükene alasi, mis pannakse paku sisse. Ja väga lihtne meetod. Ehk siin on see oluline liigutus on see, võid teha niimoodi endast nagu eemale ka, sellise liigutusega, aga võid ka siis teha niimoodi temaga liikuda. Aga oluline on see, et ta ei ole sul ei nii ega ka niimoodi, vaid et ta on seal kindlasti vastas. Ja umbes 700 grammise, 600 grammise, 800 grammise haamriga lööd sinna peale. Muidu ma kuulan seda meloodiat, aga antud juhul ma löön ikka tugevam, nii kui ma muidu löön. Ma loodan, et ta talle haiget ei tee. Seda ei ole ilmselt kunagi pinnitud. Seda pole üks väga palju vaja läinud.